siit venib poiss täiesti välja. Kes ei ole näinud päris elus six-packi, palun väga. Näe. Ei, poisi. Kaua mul võtaks aega, et siuke asi tekib? 20 aastat. 20 aastat. Ja siit tuled ülesse ja lased poisid alla venitusse. Hops. Olgu. Siis sa ei tee seljale haiget, siis tavaliselt ongi see, et palju, kes tuleb kõhtu treenima, tegelikult vigastavad alaselga. Saate aru, lihtsalt vales kehaasendist. Nii. Kerid nagu ennast lahti, kerid kokku tagasi. Voh. Ja tuled istes. Väga hea. Noh, poisil on jõudu küll. No. Ja poisid töötavad kuskil. See on korralik padi peale siin. Sa mõtled, millist pati on nüüd? No see ei padi, no. Tinki ja vinki või kaksikud on sul. Kes sul on siin? Põtkivad. Sa räägid pekist ikka. Ja, eks ma olen mitukümmend aastat. Ta on sul ta on veel lambavillaga vooderdatud. Ei no võtta, talv. Aga tegelikult need lambavillased tekid ja padjad, need ongi kõige paremad. Ott asi on selles, et mina valmistusin talveks. Kogusin kõvasti pekki sügisel, aga siis talv ei olnud. Talv oli aga tegelikult see on puhas ju kuusetaadi või selle ausalt öeldes puusse panek võiks öelda. Sina ju ennustusest lähtuvalt kogusid endale kaitsekihi peale ja mida ei olnud, oli talv. See on hagilõhna, ma tunnen hagilõhna. Kas siis ütleme mangi või siis selle kuusetaadi kohta? Mina tegin kõik õigesti, kuusetaad. Kuusetaad siis üür. Sinu pärast ma siin rabel. Ja tavaliselt arvatakse ka, ma pean kõhtu hästi palju tegema või ma pean tegema 100 kordusi. Tegelikult ausalt öeldes kõhtu ma treenin sisuliselt samamoodi kuskil 10, 15, no 20 kordust üle 20 kordusi ma ei tee. Saate aru, et inimene arvab, ma teen palju kordusid, see põletab rasva. Tegelikult lihaste saamiseks meil on vaja samasugust praktiliselt korduste arvu, et meil ei ole vaja 1000 kordusi teha. Sest rasv lõpuks läheb ikkagi ära koos õige toitumise ja muu kulutusega nii-öelda. Jah, no sellest toitumisest me võib-olla peame pärast veel korra rääkima. Ma arvan, et pikemalt isegi peaks sellest rääkima. Nii, kui sa kõhu teed ära, siis järgmine asi ma näitan sulle alaselja. Sulle ju, alaselja me teeme siin. Kes ei ole näinud päris elus six-packi, palun väga. Näe. Ei, poisi. Kaua mul võtaks aega, et siuke asi tekib? 20 aastat. 20 aastat. Ja siit tuled ülesse ja lased poisid alla venitusse. Hops, siis me peaks tegema 2 erinevat arvutust. Ma võin ka niipidi, ma jään siis oota, las ma nende ette äkki niipidi või? Niipidi või? No kui me trenni ei jõua, siis kas on midagi, mida me kodus saame teha? Tegelikult lihtsamad harjutused on kodus ikkagi teha. Lihtsalt ütleme, mis on nüüd selle kodus harjutamise ja tegelikult nagu jõusaali tuleku nagu vahe. Idee poolest ju sellised lihtsad harjutused, nagu mõtlesin, käte, kõverdused, kõhulihas, kõiki saab kodus teha. Lihtsalt vaadake, kodus olles on jube kummaline, et ma vaatan näiteks telerit, järsku kargan püsti ja siis hakkan mingeid harjutusi tegema. Reklaamipausi lõpuni ainult käte kõverdusi. No võiks teha, aga tavaliselt ongi see, et me ei kipu seda nagu tegema. Ja, aga kui ma juba siia kohale tulen jõusaali, siis tavaliselt kipub olema see, et sul on mingi häälestus, mingisugune ikka, sa lähed nagu trenni laine, aga kodus on tõesti nagu kummaline. Aga kui te ei jõua, näitame 2 asja, no tavaliselt kus see probleemi on, eks ole, seda on näha läbi särgi. Kõht. Kõige lihtsam kõhulihaste harjutus, mida saab teha, on siis selline, et lamate, jalad panete täistalla peal maha, sirutate jällegi kõhu välja, lasen poisid välja ja siit, ja nüüd tulen siit ülesse ja rahulikult alla tagasi. Oluline hingamine. Ülesse tulen, hingan tühjaks välja, alla lase rahulikult jälle venituse. Maksimaalselt kõhulihased praegu venivad välja ja siit tulen istule üles jällegi. Väga lihtne asi ja kusjuures kordusi peal on palju, kui te suudaksite 10-12 kordust teha juba seerias on väga hästi. Sest ma ei tee mingisugust 100 ega 1000 kordusi kõhule. Sisuliselt täiesti nagu ütleme siukse kergeks toonuse hoidmiseks, sellest piisab. Teine asi on alaseljane. Käed, jalad on korraga maas ja korraga tõstan käed, jalad lahti, korraks seisatan rahulikult tagasi, lõdvestan. Korra ja lõdvestun. Tõusen ülesse ja lõdvestun. Tõusen ülesse, lõdvestun. Ja kui me räägime nüüd kõhu põikilihastest, siis selle jaoks me võime seda
sama variatsiooni teha sellisena, et me hakkame tooma kätt ja jalga kokku vaheldumisi. Siit ja keeran välja. Samasugune liigutus oli, aga nüüd lihtsalt toon põlve siia vastu. Ja nüüd ta hakkab võtma tugevalt just siit neid poisse, mis siit välja hakkavad jooksma. Nii et nii kui siit keeran, 1, 2. Sul rohkem kui mul. Nii et need on niisugused lihtsad harjutused, mida me saame teha kodus ja noh, näiteks ütleme, kui selgub, et veel tuharad ja tagumiku tahaks ka trimmi. Kõige lihtsamad on tavaliselt sellised harkkükid, suhteliselt laia nagu sellise harkseisuga ja siit sisuliselt lähen tavaliselt alla siia pool paralleeltasapinda ja tulen üles. Pool paralleeltasapinda ja tulen ülesse. Just sellised kükid, nad võtavad hästi palju lihaseid korraga töösse. Tihti naised kipuvad hästi palju kokku-lahku väikeseid liigusti tegema, mis kaasab küll väiksed lihased, aga selline kükk praktiliselt võtab terve selle riie sisekülg, tagakülg, tuhar, kõik on milles, eks ole. Võib vastu raskusena kasutada näiteks võtta mingisuguse kodus, kas koer või laps. Võtad lapse niimoodi kätte siia samma selle peale ja koos lapsega tõused. Vastu raskusena. Kas need harjutused oleks okei ka hommikvõilumiseks? Noh, midagi üle mõistuse rasket siin ei ole. Lihtsalt küsimus ongi, et kuidas saada nagu tavaliselt, mida ma ise hommikul teen, on lihtne võimlemine. See on mõttes, ma lihtsalt tõusen ülesse, rahulikult õlatiirud, teised tiirud lahti, aga kui sinna teha sellist lihtsalt nüüd mingi 3-4 väikest harjutuskompleksi, miks mitte? Palun väga. Ja siis teeb kohvi. Jah. No aga selge, nüüd meil on niisugune häbitunne praegu üle läinud, on selline entusiasm. Ja proovime siis vaatame, mis nädala pärast juhtus. Jah, sest ma võtan lühidalt kokku, et tegelikult tulemus, ütleme, tulemus oli tegelikult ju okei, nagu ma ütlesingi, et ta oli selline mõistusepärane lähenemine, ta ei olnud mingi vau, aga kui niimoodi jätkata, ma ütlesin, siis aastaga oleme vormis. Jõunäitajates, ma arvan, täitsa korralik etteaste, no Kristjan on sündinud härg, kadunud sporditalent, eks ole, on meie ees. No siin ma olen nüüd tagasi. Ja ma annangi teile selles mõttes järjekordselt nii-öelda kodune ülesanne on kätte antud, toimetage ja tõenäoliselt me kohtume mõnes järgmises saates, nii et edu teile. Näeme siis nädala pärast. Näeme. Okei, koju sööma.